Tere päevast Velko uudiste toimetuse poolt. Velko esindusmeeskonda ootab sel nädalal ees tõsine derbi Tammeka U21 meeskonnaga. Vaatame veidi ette tabeliseisule ja uurime, mida on mängult oodata. Selle jaoks on meile täna stuudiosse appi tulnud esindusmeeskonna mängija Richard Reesaar. Tere, Richard! Tervist! No nii, heidame pilgu liigatabelile. Oleme 4. kohal. Teine ja 3. koht on ainult 3 punkti kaugusel ja ka liiga liider Tallinna Kalev U21 ei ole veel üldse püüdmatus kauguses. Kust on meil siis selles hooajafaasis kõige rohkem juurde panna, et oma tabeliseisu parandada ja ikkagi järgmisel hooajal juba esiliigas mängida? Ma usun, et kõige rohkem saab juurde panna meil selles viimases kolmandikus rünnakute lahendamistega. Et tuleb see viimane sööt saada ründaja jala peale ja ründaja meil suudab selle hästi ära lahendada ja lüüa ka vajalikudäravad võitmiseks. Tuleme liigatabeli juurest nüüd konkreetselt selle laupäevase mängu juurde. Millist mängu on oodata? Kas sellist lahtist ühe väravalt teise jooksmist või pigem sellist kinnist, kus ka ainult üks värav võib kõik ära otsustada? Kindlasti tuleb väga võitluslik mäng, et need derbid on alati väga tulised ja tahavad kohta kätte näidata, et kes on ikkagi linnas parim. Aga ma arvan, et seal ikka me suudame rohkem lüüa kui ühe värava ja selle mängu ära lahendada meie kasuks. No kahjuks peame sel nädalavahetusel hakkama saama ilma oma topskooreri Martin Jõgita, kellel on kollased kaardid hetkel paraku täis ja tema jääb kõrvale. Kuidas võib see meie mängu mõjutada? Ma arvan, et eelmine mäng näitas väga hästi, et ka vanameister Mikk Valtna suudab seda kohta väga hästi ära täita. Et ka kui ka siis lõi värava, siis eelmises mängus Kuressaarega. Et mäng ja iseloomu poolest võib-olla veidi erinevad, aga saavad oma tööga väga hästi hakkama ja suudavad need väravad sisse lüüa. Ja lõpetuseks. Ilmselt fännide jaoks on sellised linnalahingud veidi erilisemad, kui võib-olla mängida teiste linnade meeskondade vastu, aga kuidas on lugu võistkonna sees? Kas derbi teel on tunda sellist erilist õhkkonda või teie jaoks on see ikkagi tavaline mäng? Teda tuleb võtta ikkagi kui derbina, et tuleb meelestada ennast selliselt, et on ikkagi tugev võitlus. No kuna eelmine mäng meil Tammekaga ei läinud kõige paremini, kaotasime väga napika mängu, siis seekord kindlasti tahame teha korraliku vigade paranduse ja näidata neile koha kätte, et miks me oleme 4. ja miks nemad on siis tabeli tagapoolne meeskond. Selge, väga tore. Aitäh, et tulid ja edu laupäevaks. Ja. Sellised olid tänased Velko uudiste toimetuse jutud enne laupäevast derbit. Tänud teile ja kohtume juba laupäeval Holm pargis. Nägemiseni!